Tervitus teitele. Ma peasin takatuseks vähe harima, kui sa noor inimene oled ja kerigupühadest peale nimiduse mõtlema, et muud kuulnud ei ole. Ne vanemad inimesed peaks siiski jälle kursis olema. Vaada, eile oli suur reede ja senne kohta kirja pantud, et see on Kristuse surmapäev ning sennega aasta keikse õnnetum päev. Ja sennes mõttes oli eilne päev jälle hea töötudele inimestele, sest sennel päeval ei tohigi tööd teha. Ja kui sa eile midagi majapidamisest välja lainest, vaada siis sa tegid küll lollisti, sest sennega läks soo majapidamise õnn kees tee. Ja need, kes vähegid jälle sensitiivi moodi naised mehed oo, nendel pidi eile ka hea päev olema, sest suur reede oo keekse parem nõidumisaeg ja sennel päeval oo kurjad jõud ning keseged kurat lendust. Ja tite tegemist ei tohi mitte kuidagi moodi suure reede peal rihtida, sennepärast, et see laps, kes reede sünnib, eriti aga veel suurel reedel, see pidi olema õnnetu saatusega, kurja tegija, ähkeseged nõid. Ja sõsune uskumine oli ka, et sennest lapsest, kes on jälle 3 suurel reedel rendaimed, see tähendab, et see laps peab siin 3-aastane olema. Vaata, siis pidi tast üsna kindla peal nõid saama. Aga preed seda vist enam kartma ei pea, sest nõnda palju kui maale kuulnud, ei pidada tänapäeva emadel piima suurde olemagid. Vanasti oli selle asemel ma löss, ma ei tea, see veel müükis või selle asemel midagi muud lössi riiuli pealt võtta. Ja egatsugu nõiduse kartuses oli suurel reedel külas käimine ka keelat. Vaata, täna on siis vaikne laube, mis peab kangesti vaikne ootuse päev olema. Täna ei tohi sammati tööd teha, ega ka reisida mitte. Täna on engamise päev. Ning seda ütlemis sa tead muidu, et täna ei kasva rohi ka mitte, sest keikide mõtted peavad Jeesuse juures haudes olema. Ja üles tõusmise esimene püha, vaada see on oome ja see on kerikaasta pühade püha. Ning lihasöömise keeld ja paestu aegus ennega lõpend ning liha võib jälle vetta. Oome homigu tuleb sul muidu munasid koksida, mis on e-värvid, neid võis juba eila värvida, neid võib täna veel värvida. Ennem koksimist tuli üks salajane mõte mõtelda, et kinnemuna siis terveks jähi, vaata senne soov pidi täide ka minema. Aga nüüd ma anna soole pisis õpetuse, mis moodsa mune värvid. Seda ma ütle kohe, et egatsugust kuas värvid ja mõni kastab veel mingit suust trükivärvi sisse ja pole teada, mis nee ei tule kõne allagid. Ja kui Jeesust seda teaks, tab tõusegi taudust üles. Muna peab värvima ikka sõsus asjaga, mis on looduse poolt antud. Ähk siis võta sibula koori, saunaviha lehti, linaseemne aganid, värvilisi lönga juppist, värvilist riidet tükist, aga need peavad veel vanaseedust tükid olema, sest praeguse aegsed on jälle nenda kange värv peal, et ennem kulub riie vahel tee, kui värv kuskis pool kaub, nenda, et sõsune värv ei hakka elu ilmas mõtlemad välja andma. Ja kes tahab punaseid munast saada, siis peab madara rohu juurdega värvima ja rohelist munad saab jälle roheliste noore kaselehtede või kivisamblaga ja kollast munad tulevad jälle sidrunikoordega. Sennega ma usu, sa oled nüüd jälle tüki maad targemaks saanud, aga täitsa mool on siiski paar tõsist asja veel südam peal, mis pühad aegus ei tohi mitte meelest minna. Vaadasi, ühe päev oli televiisurus paanika lahti, et Ruhnu elanikudele hakkab arstiabi andma piirivalve. Ja ma mõtle nüüd, et ega siia ei ole üle muistuse mitte midagi. Ma jõhtusi Kärdal ühe päeva Medekülast pärit poisse nägema, kes piirivalves on tööl. Tal oli kinasti vorm selges, me tervidasime. Poiss sai ka mehiseks ja ma küsis, et kus ta nüüd sedavisi tuleb. Ta vastas mulle poolt südamlikult, et ta tuleb tööle. Ei mool vedast jälle kulmud mütsinaka üles ja ma küsis, et ju sa ikka pohkama tuled. Ta ütles, et ametlikult jah, aga tegelikult ta vastapidi. Ametis saab puhata küll ja vaata puhkusaegus saab siis veel kõrvalt nokitseda, kas siis kinnelegi soomlase juures mida tehidamas käia või midagi muud sõsust. Kuule, et see mool oli see jälle üsna naljagas kuulda. Aga ta ütles senne peale, et kinne ees seda piiri siin enda kaitsta oo. Lõunas jälle Lätist tulnud kasside eest või? Sest egas pool pidid ju suud aparaadid üleval peel olema ja seda näidas ühes korra jälle televiisoris ka, mismoodi mustapäega mehed, naised pladinal Eestisse jälle joosid. Ma ütles siis, et kuuled sa, televiisoris rääkivad sosust juttu, et Ruhnust tahetakse piirivalve osaliselt ka haigekassa palgale võtta. Et seal taris ju 5-60 inimest hinges hoida.
sest kaua nad ikka seda vett larpivad, mis nendel sealt 800 meetri sügavuselt maa seest puuraukust tuleb ning mis jälle pidi soolan olema ja ravimise omadused ka külges. Poiss oli sellega täitsa nõus, et ju siis tehtaks nendel jälle vähe ümberõpet, nii kui tänapäeval räägitakse, ning palgal antaks ka jälle lisa ja võib-olla siis polekski taris kodupuhkuse ajal tööl käia. Ja vaata, siit tuleb nüüd sammati välja nad viimast sõjaaegus oli, kui arstidest oli suur puudus ja vallavolikogus arutati, kas mitte anda kohalikudele velskridele sellist õigusi, et nad saaksid arstiks olla. Senne peale ütles üks talumees, et mu mira ka nii ja obu, et võiks vabalt autoks ülenda. Vaat, Sõsune igatepidi moodis poismede külast. Näha, ühe asjaga, ma karda tuleb tal probleeme. Ja see on siis, kui kunagi Peetrus peaks ta oma juurde kutsuma. Sest vaada, tal on nii suured kõrvad, et ne ei mahugi tee alla panna. Jah. Aga ma arvan sedamoodi, et olga nende rohlastega, kuidasmoodi ja üldse saare peal elavate inimestega. Tohterdad sa neid või mitte, aga ei ole midagi ja imesta ka mitte, kui 100 aasta pärast Hiiumaal pole lambuidki pensionäridest rääkimata. Sest nenda kaua, kui regionaalpoliitikat kuskil pool Toompilossi nurkas suusojaks ja suitsu välja puhumiseks jälle kasutakse, nenda kaua pole mitte lootustki. Aga keekse pealt, mis ma veel taha ütelda, peaks hakkama mede haridusasjamehi arstima. Sest üks asi on jälle terve 6. klapsi, mis välja tuleb nüüd, kes põhihariduse pooleli jätvad. Ja teine asi on see, mis ma nüüd kuultsi, kui ma 1. aprillil mulkidele käisib ära aemas. Ma peal seal üks ei olnud, muusugused kinnel suugudad moodi kinne ja see oli veel. Ja see üks rääkiski, see oli Tallinnas laste hulkas Sõsuse küsitluse teinud, kus taheti teada, mis tähendab kätlemine. Ma tea seda küll ja saadet ka. Aga kujutad sa oma lede, sel vastas 6. klassist, pane tähele, 6. klassi õpilastest 97%, et see on pehku löömine. Just seda muidu oligi kirjas ka. Sa kujutad nüüd oma lede. Senne peale ei julgu vast enam kinnelegi kätt pakkuda, mine tea, mis mõtleb. Ja teine küsimus oli veel olnud, et mis see lause, mis klassis seina peal ripub, mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea, mis see tähendab. Ja senne peale vastati enam jaut, et Juku kurivaim ei lase Juhanil oma pealt maha kirjuta. Ja kui õpetajate käest oli küsitud, et kas nad teedvad, et kas lapsed ka teedvad, mis see tähendab, siis olid õpetajad seda mõnda vastanud, et ju nad ikka teedvad. Mool enam sõnu ei ole ja mapmas ka aita ka mitte. Või peaks asusti jauks jälle Jeesus veel korra üles tõusma. Ei tea. Soole ikkagi head munade värvimist ja koksimist ja olga ning. Külakarla mõtleb. Tervidust teitele. Ma sai jälle üle hulga aja Saaremaal käia. Mis sedas viga, kui sa autoga tärkmalt otse mere peale paned ja keskpagi soele väinahoogid, äkki Sõsun tunne, et tuulda ega laineid ei ole ja paat läheb sahinal Triigisadam poole, et sel rattad kõhu alt välja aeda ja nenda muudkud edasi põruta. Ma ei saa sulle öelda ka, miks jauks ma seal käisi ja kinnega ma seal käisi, sest mind võidiks muidu süüdist, et ma olen mõne meelest keelat valimise reklaami teinud ja mõne mehe sennemoodi ka Riigikogu uksepaku taha hukkuma jätnud. Aga need inimest, kes Neljapäev Kuressaare päevakeskuses ootsid, need teedvad küll ja kui sa pole ise seal olnud, siis küsi nende käest järgi. Aga nenda palju ma või siiski telgitagust jälle tõsta, et sõnumid, mis hiidlast viisid, oli tead. Ja ega me siis naabridele midagi santi ju ei soovi, jumal hoidku senne eest. Aga ma kuulsi seal Sõsuse loo ka, mis hiidlast jälle varju jätab. Ma räägi käikse pealt siiski senne loo, mis medeloo, mida Sõsust, mida Saaremaal ei ole. Ja ju sa siis ise otsustad, kummal pool väine vingemad nupumehe too. Vaata, Medelo Kärdel Kengsepp, kes on egadepidi moodist mees ja tubline mees ka. Nad viidvad teda, ei see pole tähtis, mis mood nad viidvad. Aga tähtis on see, et seel, kus ta kingest parandab, seel on välisukse kohtas valguse voor. On jah, see on täiesti õige jutt. Ja kõik see huvitav on senne asja juures veel see, et vooris on kõik tuled ka naagud päriselt ja pölevad ka.
Kui on rohelen tuli, siis on kingsepp amedis ja keikko tepen toben. Öhtä kui ta töö ei lõpedab, siis jääb punan tuli põlema. A nüüd, kui punan tuli päevaaegus ka veel põleb, vaada siis tähendab see seda, et kingsepp meister on omal eelmise õhtu suu mihesti maguseks teinud. Ja mõni päev lähebki vahest sedasi, et peale punase tule mida muud tulda ei olegid. Ja kui peale punast tuld läheb kohe kollane põlema, vaada siis tähendab see jälle seda, et meistrimees on kohal, a uut tööd ei kannada veel edevõtte ja toimub ainult töö väljastamine. Vaada, ma ei usuks mitte üks pärm, et saarlastel sennel midagi vastu panna oleks olnud. A näed sa, aidab sul korra naabride juures käia, kui tuleb välja, et mihemgid vastus tuleb sealt ja ma ei peagid vist ütlema, et see, mis ma kuultsin nüüd ja suure Brett räägi, et see ei ole tõestusündinud lugu, ikka tõestusündinud lugu. Seda rääkis mul Kuressaare päevakeskuse perenaine, kes näinud ühe päeva sõsust pilti. Päevakeskuse õues sõitnud naabri õuest auto sesse, sennel on käru järgi ja käru peal on lumekoorem ja üks asjamees seisis püsti ning veskasega lund päevakeskuse õue peal laiali. Näia, kui perenaine uurim läks, et mis asja sõsunasi eegi tähendab, siis arvadi vastu, et eiga mis ennest siis on, lumi sulab ju niigut nii. Aga kui ikka eeled peenemaks läksid, siis lohudas lumeveske ja keeled umbes sedamoodi, et mis asi pirised, vaada, kui ma oleks ole siis ette loopend. Nähe, vaada, arva nüüd ise, kumma saare peal nupugamad mehed elavad. Aga valimise päeva oome ja ma tahas enne kohta siiski midagi ütelda. See egade pidi kina ja moodis päev, sest inimest saavad korra igatsugu maamaksud ja elektrihinnatõusud, unusta, meel läheb röömseks ja näia, mis siis ennest, et enam jõud parteide lubadust aevad kassitkid naerma ning naervad isegi, et neegine jõuks ne lubadust antud hoo. Sest kui ne lubadust kõik edehja, siis riik 1. septembriks, kui lapsed kooli või ülikooli peavad menema hakkama, juba rääguti. Siia õhtulehtis kirjutas, mitmed 100 miljonid eurot parteide lubadustegi maksma lähtvad. Senepärast ma annan sul soovituse, vali seda, kes käiks vähem lubandu, siis on kinnel. Praegu kirjutaks, et Eesti majanduse kasvu Euroopas juba Rootsi järgi teina. Vaada, kui meie esimese koha peal saame, siis võib 4 aasta pärast, kui jälle parlamendi valimist too, nende parteide poolt kannatust rohkem meeleta, kes rohkem lubavad, sest siis on rohkem raha neil ollust kinni maksa, kui sa must õigesti aru saad. Aga muidud valimiste kampaanias ei ole põnev nagu koerapulm. Vaada, koerapulmas on ju ka kõik kangesti hakkamist täis, kui see jetsemine lahti läheb, kes on suurem ja tugevam, sennel on rohkem lööki, kes on vähem, sennel ei ole muud mida tehja, kui ümberringi tiiruta, keele otsuu nurkast väljas. Kuigi ta võib ju muidu puhast tõugu olla küll, nõnda, et isegi lehv sabas ja lilleöis kailarehma külges. Kuid enam jault need tegijate hulka siiski te ei pääsi, sest jalad jäävad nõnda lühikseks, ei ulada mitte. Aga 2 erinevust siiski too ka. Et kui valimiste järgi viletsemale vennale, maudu pärast ka laua ääres kohta pakudakse, et parem ise välja nähja, siis koerde hulkas sõukas seedust ei ole. Kes jäi ilma, see jääbki ilma. Ja mõne erakonna juures ma olen tähele pannud jälle, käib aastast üks ja see sama. Inimest laulvad koos parteiga, kes aias ja lükka teine sisse ning nad mitte aru ei saa, et senne moodiga saavadki teised sisse ja nad ise on kes jälle välja peavad jääma. Koerdega asi teine. Kui ikka sai lubat, siis tehtakse ka. Nõnda, et kui ma siia oma mätta otsast vaada, siis on mütsme naabri koerapojad käikmede polla nägu. Olga nende valimistega kuidas oo. Pühapõhtaks on enam jaolt kõik klaar, kes on aias, kes enne sisse lükadi ja kes 4 aastaks nende samati ringis laulma ja plaksudama jääb. Aga siia ei tohi unusta seda, et tuleva teisipäev 8. märts, siis on 2 tähtpäeva. On vastlapäev ja on naistepäev. Ja vastlapäeval on ka mitmesugust nimidusi pantud. See on lihaeitepäev, pudrupäev, liupäev, liugupäev. Ma vaatsin järgi. Vastlapäeva nimidus on pärit saksa keelest ja nendel on see fasten või siis rootsikeelsest sõnast fastlag. Ja see tähendab hoopis tükkis paastumist.
ja vastlapäeva kohta ka igatsugu kombeid. No seda sa muidu tead, et siis lasti liugu, küpsedadi karaskid, tehti purristi ja kõik mis puhas. Aga sa seda tead, et vastlapäev oli enamasti naiste püha. Naised käisid senel päeval kõrtsis linapitkust joomas ja seda joodi enamasti otse pudelist. Siis sai ikka pitka voolu, mis pidi linadele lisakasvu andma. Ja vastlapäeval ei tohtinud toast tuld üles võtta ja arvati sedamoodi, et vastlapäeva peab valgega magama minema, muidu ei saa suviseks kiireks ajaks oma und täis magatud. Ja veel usudi sedamoodi, et kui tüdruk läheb vastlapäeva öösse risttee peale, teeb lumesesse ernestest risti ja senne kohal kükidades oma häda ka veel teeb, vaata siis võib sedasi vana tühja välja kutsuda, kes sõsusid tiu peale egatsugust soovi teita võis. Aga nüüd vaada, et naistepäeva tänavu aasta vastlapäevaga ühe päeva peal, siis ma arvan, et naised ei pea oma häda mitte tee peal tegema minema, vaid aidab sennest, kui eelmise õhtu meele tuleta, et homme on 8. märts ja naistepäev ja küll siis mees ne soovid ka ise täidab. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Ma vaatsisi kolmapäevta peeltnägijad ning tuleb välja, et see printsess Diana, kes 97. aastal autoõnnetuses surma sai, hoopis Salme kalamehe järeltulija. Ai, see on enda kõva sõna, et hiidlastel pole siin midagi vastu panna. Ning aga pole ju imesta midagi, kui jälle Rootsi kuningas ka saarlaste tehetu, sest saarlast ju peksid siin 1987. aastal Sigtuna linna segamisi ning toid sealt väravat ka ja täitsa selge, et sojamehed peale möllu omal Rootsi tüdrukutega vähe lusti lubast. Ja aega hiidlast ei saa ka metta alla anda ja täitsa ma arva, et see jälle Toti Al-Fayed, kes pärast Diana kallem oli, hoopis hiidlase tehet. Ma hakkas seda asja uurim ja tõenäosus on üsna suur. Sest vaada, Ungrograafil oli siia vanasti valtsmaiakas, millega laevad näki madaladele meelitadi, senne järgi vandid läbi raiudi nõnda, et mastid maha kukkust, laevad tehti kaubast tühaks ja meeskond tapetee. Aga ühe korra üks Kreeka laev, mis ka tormiga karil läks, peesis lahti ja laevamehed jõudsid kudad moodi Hiiumaale. Siid rivide ja pigidati plangu vahetee, mis vett läbi olid lasma hakanud purjeks jälle merekõlbulikuks ja vettis varsti kursi Inglismaa peale. Aga vahepealne aeg olid ju mehed maal ja eks külatudrugud olid muidu uihaih võõrmaalaste ümber, sest ne olid kinad tõmmud mehed hiilgast nagu tsitigud. Ja eks nii mõnigid sai käima peale ka. Vaata sennepärast on Hiiumaal üsna palju mustapeega mehi ja naisi. Ja, aga üks läks kallimaga kaasa Kreekasse ning sünnides sel poja. See abiellus omakorda Egiptust pärit naiste rahvaga ning nad läksid sinna elama. Ja 200 aastat hiljem tuligid välja see Toti Al-Fayed, kes oli nüüd miljonäär ja ega ta pidi Diana kallem. Ei muidu, see, mis ma praegu rääkis, ju taris siiski vähe tööstada, aga ma usu, et ajaloolastel see raske ei ole. Aga Preet ei saa seda siiski täiesti vaktina võtta. Ei muidu Sigtuna väravadele mool Preet midagi vasta panna ei ole. Aga ma usu, et tulevaks laubiks olema siiski mäed leidnud ka. Ja, naerda pole siin midagi, sest maailmas on ju palju asju, mis on ilmselged ja kõik rääkivad neid tööpehe, aga kinnelgi ei tule meeldigi, et need asjad on ju tööstamata. Võtame kas või need asjad, mis vanamur siit jälle internetist välja otsis. Vaata, seal olid sõsust küsimused. Mõsusesse kunstitiili pensionisambad kuuluvad. Mõsmoodi saab vallaline inimene arstiabi, kui egas pool ainult perearstid. Miks autoroolis on ainult padi, a lina ja tekke ei ole. Siis jälle, kas sidepataljon on grupp postiljoni või? Kennele isale kuulub Isamaa. Miks peab truudust vanduma, kas siis jälle viisagamalt ei saa? Miks tähestik hakkab A-tähega? Kas lõunase sõitev laev võib põhi minna? Kas Kalevipoeg Osõjaves käinud ja kes on Boratiinu ema? Ja sedamoodi võib küsima jäädagi. Aga ühe küsimuse jaoks, miks me teil tänavu aasta nõnda palju lundu, on vastus olemas.
Vaata, kui sa mäletad, see eelmis laub oli Tsiilis suur 8,8 palline maavärin, kus 700 surma sai ja koduta üle 2 miljoni inimese jäi. Ja maakera oli värisenud nad äraduskell ja üks saar oli peale seda 2 meetri jagu veest välja kerkinud. Teedlast arvanud sedamoodi, et maakera pöörlemise telg läks 8 sentimeetrit sennega paikas tee ja sennepärast jäi päev ka 1,26 mikrosekundit lühemaks. Ja lehed kirjutas seda ka, et viimati läks maapäev lühemaks siis, kui 2004. aasta detsembris 9,1 senne palline maavärin registreeridi. Siis olid paikas tee läinud ühna India ookeani all mingid plaadid, mille peal manner kinni ja päeva pitkus vähenes ka 6,8 mikrosekundit. Ja see kinnel, et vana aeg enam tagasi ei tule. Seda teedlast ütlen ning päev jääbki nüüd lühemaks. Sennega täitsa selge, et ilmavärk on ässus ja see lumi, mis oleks pidanud Põhjanamaal maha sadama, tuli suuremalt jaolt nüüd hoopis siia alla. Aga mul on juures jälle üks küsimus. Kui seda sedas läheb ja ega mõne aasta tagant üks värin maakerast läbi käib, mis siis saama hakkab? Päev läheb ikka lühemaks ning ööaega tuleb juurde ja see tähendab seda, et päikesevalgust jääb ju ka vähemaks ning mis senne lume siis ees uladab, kui päikest ei ole. Ja kui panekid ühe korra sõsose piraka, mis kella jälle õigeks veab ja kõik asjad endise koha peal tagas lähevad, siis on jälle hädakäe. Siis vaata see saar, mis nüüd 2 meetrit ülese kerkis, on jälle vee all ja inimest toppuvad Vaata nende kindlad ei ole siia enam mitte midagi. Jääda, ma oleks täitsa unustanud, et esmapäev on ju naistepäev. Vaata kalendris see enam punane ei ole ja kes teeb, tohibki siis jälle õnne soovima hakata. Tembeldakse end riigi vastaliseks veel ja nõukogude korra tagasi tahtjaks. Ma olen muidu tega naistepäeva aegus vanamuril lilleõie peuse pestnud, kuigi, ma pole ütlemata ka saanud jätta, et emadepäev oleks ta jaoks siiski paslikum. Ühe korra sain ma nuputäie käde, et ma pidi katsuma ikka odavalt läbi aeda ning toodaale liiga labast lillest. Eks ma ole peendre pealt võtnud, kui lumikellugest on ena välja pestnud. Aga see aasta jääb see muidu tee, sest et lumikellugest saab alles jaanipäevast siis, kui see lumi ühe korra eos ulanud. Aga senne aasta olen ma targem. Ma vaatsin Kärde Selveri lillepoodis juba ühe ätse välja ja küsisin meie käest ka, et miks see kina lill ainult 10 krooni maksab. Ta siis seletas mulle, et see kunstlill ja kestab egavesti. Pole teda taris kasta ega päikese eest varjus hoida. Ma lähe esmapuumigu ja annas enne vanamorile käde ja ütles enne juurde ka, et ta võib nüüd sennega üsna tussi alla minna, mitte mida ta ei johtu. Vaada siin nõukogude aja lõpus tulid iukalurid raalimehed naistepäeva aegus Atlandilt kalapüüdmast tagasi ja lennugireis oli sõsunud, et Kanaari saared ja Moskva. Aga 3 meest olid siis oma naiste jaoks suured lillepuketid kaasa ostnud. Aga Moskva tolles öeldi, et lillede sisse vidu o taime karantiini poolt keelat ja kui luba ei ole, siis lilled hävitakse Üks traalimees läks enne peale valjuks ja ütles, et Hispaania kommunistid saatvad tundmatu sõduri haua peal lillest ja tei võtate nii Ja enne peale lastigid käib 3 lilledega läbi. Ilust naistepäeva siis ja olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitust teitele. Teed sa, moolo soole vähen uudis ka rääkida. Mo vanamor tuli ühe päeva Kärdelt kuju ja teedustas, et ta on nüüd Tartu Ülikooli lõpetanud. Mool tuli vale hamba külgest tükke, ma seda mu ehmatasi ja ma hakkasin siis uurima, et mis kurjavaimu jutt see jälle Et see midagi sõsust nad senneva interneti õppimas käimisegagi, kui ta 2 nädalat aega umigu kadunud oli ja pärast välja tuli, et nad olid mottidega kui enda arvude õpetust saamas. Moole pole sellest keski teigat ju. Vanamorus ütles, et taalo isegi diplom ning senne ta riputab magades toppas heina peale, et oleks aga kohe vaata, kui luugid ummigu lahti lehtvad. Ma pakkus siis ennast kohe abiks ka, et siis ma saan nähja, mis ime asi see nüüd Ma ütles vanamorile, et ooda, ma võtan naela ning kaambri ka ning ma löö senne kenasti seina. Aga vanamor pani laulma, et sõsust tähtsat dokumenti ei sönni naelakmet seina lüüa. Senne jaoks tuleb spetsiaalne raamosta, mikellu klaas ees, et paber ei tolmu.
Ma siis piilusi, misun üks nõnda kõrge kooli diplomiga välja näeb. Pole seal midagi erilist olnud. Ma vaatsin siis lisemalt ja aes ennast plaksti sergu. Kuule, vanamor, see ju petukaup, sa aesid mul kägu. See pole ju mingitsugune diplom, sii peal ju selge sõnaga kirjutat tänukiri. Ma või küll olla, aga lugeda ma siiski mõista. Vanamor itsides selle peale ja ma luges siis edasi ja seal oli kirjas, et Tartu Ülikooli geenivaramu tänab Eigemo vanamori panuse eest Eesti geenivaramu andmepanga loomisel ning ühe professori ning ülikooli direktori allkirjad olid ka all. Ning kõik seal oli veel sasunkiri, et geenitoonur uladab tulevikku. No mis sa nüüd ütled? Ma küsis siis, et mis asi see geeni asi joo? Me käest tänukirjast jagatakse. Vanamor hakkas selle peal nenda keerulist juttu ajama, et ma sai ainult nenda palju aru, et ta pole ise ka aru saanud, mis asjad neo. Aga sennest ma sai aru, et mede vanustel ei tähenda see midagi. See mõidub lastele ning jälle lastelastele ning see näidab välja mõsust haigust o sündimise kaasa antud ning siis on neid kergem pärast teil tohterda. Ma küsis siis, et mis ime asi see geeno? Vanamor lõi püuga, ütles, et ma ei pidavat sellest nii midagi aru saama, ta hakkagid mitte seledama. Ta jauks tähendanud see seda, et 4 plehvooni verd vöödud kerest välja ning saadetud Tartu. Ja seal pid kõik need vered koos olema. Ma jäi mõtlema, et see ikka vägev geen on ikka vägev asi küll, jah, kui ta käsi üsna tuleva aastasse ning kaugemalegi välja uladab. Vaata, ühest asjast, ma räägin veel. Ma pidi sellest juba eelmises kordas rääkima. Läks enneva presidendi vastuvõtu pärast meelstee. Sellest on nüüd aegu tagasi, kui ma manni poodis kõisi ning ilda ka seda korda seal juhtus olema. Ma ei teegi, et kust poolt ta kõik need jutud võtab, aga mõne asja koha pealt on tunne küll, et tal on õigus. Ta oli ühe korra oma sõbrannal, kes kuskil pool mandri peal elab. See neva veng suige pee täitsa segamsaend. Ei osalt kuulnud, et senne õpetuse järgi peab kõik asjad toar ringi tõstma just sedamoodi nad ilmakaared näitvad ning uksed aknad peavad ka täpselt senne pool ole mehid nagu raamat kirjudab. Sõbranna elanud kuskil pool suures majas, kus mitu korterit. Ja Hilda lõind senne kukkund oma veng suige vehkime seledame tuks ning ake vale koha peal ja need oli peevahet. Siis pidi kõik hingamist ja mess asjad veel kõik korda menema. Sõbranna olnud nii tolgus ka, et kui Hilda oli eeläinud, võttis kädekutsus töömihe ning lasigid ukse ja akna omavahel eevahet. 2 päeva saanud mutt läbi ukse silma päigese tõusu vaata, siis tulnud korteriühistu esimees lõpetanud selle lolluse ja nüüd, kui ma jälle Hildad poodist trehvasi, teedis ta saladuse katte all rääkida, et vaata politseil ja käsk käde antud, et egos vaheduses peab vähemalt 300 krooni eest trahvi tegema, sest riigikassa on tühi ja senne moodi kui kõik lihtsam sooja moosuguste käest raha käde saada. Ja kui sul meeles on, siis jälle paar nädalat tagasi näidas televiisoris ka ühte bussijuhti, kinnel politsei oli bussipeetuses kinnipidamise eest parkimise pehe trahvi vänd. Kui sul meeles on, siis katsus bussijuht küll seleta, et tap saa ju muidu inimes maha lastega peale võtta, kui ta bussi kinni ei pea. Aga sennest ei ole midagi aitanud. Aga ma anna jälle siinkohal bussijuhil nõul. Näed sa, see väga lõhtne. Nenda, kui sa umig oled esimest inimest peale võtnud, anna menne ühe jooniköhteni välja. Ei sa mitte üheski peetuses kinni pea. Kidast välja ei lase ning juure ka ei võta. Ning need, kes on sees, saad jälle ise ja need, kes bussi peal on, päeva läbi rahulikult sõita. Ja soolema soovida ka. Ei sa auto üldse välja mene. Sinivalged on kohe sul kandus. Ja kui sa jalapoodi lähedkid, siis vetta autost egaks juhuks turvavöö ka ning tõmmase omal ümber. Ning neid vadelkurid, neid ripud omal külge ka nad juudi jõulupuule, siis ei hakka keskid sul protokolli kirjutama. Ja vaada, siin need rääkivad kõik see aeg korruptsioonist. A mis ne kapumehed ise tegevad? Vaada, see Vasim,
Kes ta eesnimi oligi? Ei, mitte Ärman. Ärman, see oli ju helilooja. Ma olen ta laulust laulupidost kuulnud küll. Hea küll, see Vasem luuras see venelaste kasuks. Tunnistas enne kohe kenasti ülese ka ning sai 12,5 aastat. Kas see on vähe või palju, enne kohta ei oska ma ütelda, ju kohtumehed teevad paramini. Aga nenda palju siiski tuli kuulda, et kus riigis pidi sõhukse nalja eest eluaegse saama, ja seal araablast juures, seal ripudaks end ilma petkema jutud üles nad sokid kuivama. Aga mis siis meil nüüd on? Simmi käest mõistetakse välja 20 miljooni krooni, sellest ma saa aru. Aga pane nüüd tähele, peale selle 20 miljoni veel 3 miljonit, mis Sem venelaste käest sai. Kuramus, mis õigus on mede asjameesle seda raha küsida? See pole ju nende raha, see venelaste oma. Ning kui venelast Simmi kes nõudma hakkavad, siis tuleb see muidu tagas maksa. Kui nad ei nõua, ju siis Simmo et tööd teen selle eest kajaste palka saanud. Ning mede meestel pole sii pööramehe rahakoti juures me taukuda. Vaat seda ma arvan. Oda, mida oli veel? Mis ma pidi sulle ütlema? Asi see nüüd oligid? Need see on naistepäev ju homme, jah. Mis nüüd vigasust päeva pidada. Lelli ja kõik kohad täis, võtame sust tahad ning mis hinnaga tahad. Vanasti oli egavane taplemine, ega alpiganni poti pärast, kui sul meeles on. Aga sennes kordas, kuidas mede majanduspreet alle käib ja kõik kangesti peale Riigikogu meeste ning parteide üksteiseks solidaarsed on. Vaata, senne koha peal too mul üks ettepanek kokkuhoidmise mõttes ka. Õnne ma soovi kõikidel naistele. Avada lillidega peaks tänava aasta tegema seda, et saavad ainult need naised, kennel lapse ei ole. Ja emade päevast saavad ju nii jälle need naised, kennel lapsed on. Head emade päeva siis ja olga ning. Külakarla mõtleb. Tervidust täitile. Valimist on nüüd läbi, ilmal ka kohe röömsem nägu pees, päiges väljas ja vesi lahti. Ja ka nende ministritoolide jagamisega ei tohiks ju ka mette kaua vetta. Nad ju 4 aastat omavahel harjudanud ning teedvad küll, kes mida tahab ja kennele mida ta antakse. Aga see valimise seedus, mis preet too, see aitab küll, aga natust peaks seda siiski muutma ja moolos enne kohta oma paranduse ettepanek ka. Vaata, nad nutvad nüüd nende üksikkandidaadide pärast, kenne hulkas oli palju tublisid mehi. Vaat, ma nüüd ei tea, kas naisi oli ka, aga ma siiski tegaks juhuks ütle, et mehi ja naisi, muidu suitsevad need naisõiguslast mul pähe kenne. Aga üksikkandidaatide eeled ju läksid tegelikult kadume, ja neid oli 15 882 ehk 2,8%. Vaata, targemad mehed nagu see Juhan Kivirähk ja ta ütlenud, et kui mõni oleks nendest parlamenti saanudki, oleks jälle ta varsti nii pidanud mõne erakonna kokku hakkama. Ja üks mees arvas jälle, et üksikud oleks pidanud punti võtma, siis oleks liukunnas sesse saanud. Aga mis see tähendab? Nad poleks ju siis enam üksikud olnud, nad oleks nüüd üksikute erakond olnud ja EKA partei kokku võttes. Ma paku välja, et üksikute jõuks peaks üleüldse omaette valimise seeduse tegema. Vaata, medel kehtib preet, ma uurisin järgi, võrdeline ehk proportsionaalne valimiste kord. See on sõsun, et mandaadid jagatakse nimekirjade või kandidaatide vahel võrdeliselt nende saadud eelde arvuga. Ja teine süsteem, see on majoritaarne, hermus peenigin nimi. Ehk enamus valimist ja see on see, kus rohkem eelisanud partei saab ühes kindlas ringkondas omad kohad käde ja vähemusse jäänud partei eeled lähevad kautsi ja jäävadki kautsi. Ja nüüd see osa, kes nende poolt eeled on, need jäävad ka esindamata. Ja kui ne 2 tüki süsteemi kõrvuti panna, siis selle järgi ju praegu on süsteem igatepidi param. Muidu võib juhtuda, et hiidlast jäävadki esindamata ka. Sest vaada, mede valimiste ringkond number 5 on mu meelest kõik see keerulisem terve Eestimaa peale. Siia 2 saart, Saaremaa, Hiiumaa ning Lääne-Eesti ka veel. Sennepärast tuleks vahe peale tehja. Läänemaalast valivad omad, hiidlast omad, saarlast omad. Ja minu pärast pangu see Riigikoguse 2 tooli juurde ja olga neid rahva asemikust maa peal 103.
ei, mul ei ole midagi tsaarlaste vastu, nad täitsagi nad inimest ja head naabrid ja ega läänlaste vastu mul ka mitte midagi ei ole, sest ma olen ju Haapsalus sündinud. Aga kui valimiseks läheb, siis see ei tähenda, kui väärt mees või naine sa oled. Omad valivad ikka omast. Ja sennemoodigi võib juhtuda, et ühe korra enam ühtki tiidlist parlamentis polegi. Aga seda see juba juhtunud. Kui sul pole meeles, siis ma tuleda sulle meele. 95. aasta pole mitte ühtki tiidlist parlamenti saanud. Sa said nüüd aru küll, et mu liidlaste poolo. Aiden on ka inimene ja mitte ainult talve, kui jäljed maha jäävad ja keskid ütleb, et jännässi jo inimene läinud. Mismoodi see kõik seda mod tehja, et kõik oleks rahulvad, seda ma ei oska ütelda, nõnda palju mul muistust ei ole. Muidu ma oleks ise juba Riigikogu ukse taga pehmemat tooli piilumas. Aga midad moodi peab iidlane kindluse tunde tuleviku jooks ikkagi käde saama. Ja kui nüüd valimistest veel midad ütelda, siis ega sügisi pole meil midad valida, kui presidenti valima hakatakse. Sest siis nad juba kirjutavad, et see asi tehtaks Riigikogus klaariks ja mool sooga nenda suurdesse kõrgustesse asja ei ole, kuigi president on juskot soo ja moo oma ka. Nõnda, et medel jääb pärast plaksutamise rööm, kui Ilves jälle Kadriorgus oma ruumid eelmisest valitsemisajast tuulutab. Siia mul siiski oma arvamine ka. Ja ma arvan, et sool ka. Ja see on, et oma presidendi me ei peaks saama siiski ise valida. Sest kui on juba sedas põhiseadusega ette nähtud, et presidendil peale näpu viibutamise ja aastapäeva keesurumise midagi muud suurt ülesannet ei ole ja ta on sümbol, siis võiks ju kõik Eesti rahvas oma eeled sinna sümboli jaoks kokku koguda. Muidu toga teised jutud on, et presidenti medel polegi taris. Aga ma arva siiski, et nõnda vaesed mei ka ei ole, et peaks ühte meest ja esimest leedid ülevel pidada. Preet, mis mede riigil sii täitsa oma oo. See on lepp, president ja kõik, sest no juba soomlastek kahe peale. Ja kui mei presidendi ka igaveseks ajaks pintsile saadame, kas siis tuleb see Tarja Alunen medel poole kohaga presidendiks või? 3 päeva Soomes, 2 Kadriorgus. Ja senne moodi kui venelast ka varsti siis ama peal, sest vaada, pildi peal paistab jää, kui röömsad Alunen ja Medvedjev, kui nad nenapidi kokku juhtuvad. Aga nüüd ma tahan natust haukuda. Aga ennem ma tuleda sulle meele, et esmapäev on emakeele päev ja siis tuleb lepp ka välja panna. Et me te emakeelu erisustad, vaata, sellest on ammu räägid. Ja sii kohtas ei olegi taris inglaste kraes me taeda. Me ise oleme ja eriti me te ajakirjanikud on mehklid eesti keelt solkima. Vaata, moole sattus sõsun lugusi ette, kus Postimehe peetoimetaja Maris Jõks on mures, mismoodi me te ajalehtedest pealkirjast pantakse. Ja ta toob sõsust näited ja siis ta nuputab seal juures ka. Pordi uudise pealkirjaks oli pantud seun asi. Kummi purunemine jättis loo testi poolikuks. Et nõnda siis, et kummi purunemine tegi loo eest mingit suust testi või? Aige ammas jätab koondise naasnud järve pingile. Ja kuhu see ammas siis oleks pidanud ta viima või jätma? Töökus jätab pensionäri ellu. Vaata, ja kui töökus seekordki talastab, aga siis muidu tapab üsna pensionäri Siis oli veel seune pealkiri. Lebedus annab traumapunktidele lisatööd. Siis tuleb välja, et lebedus hoogut tööandja. Ja senne asemel kirjutada, et Eesti sportlane kukkus murdunud suusakepi tõttu konkurentsist välja, kirjutavad ajakirjanikud sedamoodi, et murdunud suusakepp kukkudes Eesti sportlase konkurentsis. Ja kui koolides jäävad külma tõttu tunnid siis ajalehte keelde tõlgiduna, siis peaks kõlama sedamoodi, et külm jättis koolitunnid ära. Kui Alžeerias tuleb rahvas tänaval hinnatõusu vastu protestima, saab sellest uudis, et hinnatõus tõi alžeerlast tänavatele mässama. See, et põua tõttu Venemaal kallineb nisu, võetakse kokku ajalehtes seukse pealkirjaga Venemaa põud lennutab nisu enda. Ühesõnaga, saab, et kogu aeg valvel oleme, kui mõni ajakirjanik oma pealkirjaga eluta asjale hinge sisse puhub ja selle sool siis kallale saadab.
nõnda, et katsu me teie emakeeld ikka õigesti rääkida ja kui sa lipu välja paned, siis võid sellele sõsus pealkirja panna, nagu ta ajakirjanik paneb. Lepp lehvitab medele paremaid aegu. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Kuultsid sa ka, et Helsingis vedavad juba tulevaks talveks lund kokku? Ma sai sedamoodi aru, et 135 000 koorma toob ühe naabride peelennust juba veetud ja muidu pidi ega aasta keskmine 35 000 koormad olema. Ja nüüd nad arvavadki, et see lumi ei jõua ees ulada, ennem tuleb uus talv veel. Aga nad on ise süüdi ja siia ei tohi mei eestlast nende käest mõttemäed õppida, sest vaada, kui sa lume auto peale tõstad, siis sa pakid ta ju kokku. Nüüd auto veab senne ja raputab teda veel rohkem. Ja kui auto senne koorma maha kalludab, siis see lumi üks sõsune pressid kämp, et ühegi päigese jõuda ei hakka sinna peale. Ja ma soovidan nendel, kes suvel plaanivad Helsingi minna, sojalt riide panna, sest see ermus lumelasu õhkab ju külma ja tuul kannab senne mööda linna laiali. Sennepärast on meitel sii võit sees. Mehdel pole senne jaoks rahagid, et lund linnades tee vedada. Ja kui päiges võimu oma käde saab, siis odal hea kerge lund sulata. See pole ju kokku pressid. Ning sennepärast ma arvan, et medesui tuleb sujem ka kui ülelahe omadel. Sa võid mulle muidutsi vastu vaielda, et aga kui sa mõtlema hakkad, siis ju pisin tõeteraosi siiski sees. Aega ennem aprilli pole meitel õiget kevade toota ja maikuus on seel kohtas ikka veel lund, kus inimestena rohkem kinni on trampinud või ju metsa juures puud sedamoodi, et päigest ligi ei lase. Aga ma pea sulle nüüd kohe rääkima, et ma uurisin üks päev kalendri ja tegi ühna suure avastuse. Vaada, 17. märts on käädripäev ning kirjas sai siis samamoodi, et käädripäeva tähistati Lätiga kokkupuutealadel Lõuna-Eestis ja see on nendel madisepäeva asemel, sest madisepäevast ei tee nad mitte midagi, mis on mede jaoks jälle tähtis ning juba 24. veebruaril. Sennest ma tegi ju nüüd ühe pisisjärelduse, et meie oleme oma arengus lõunaeestlastelt peaaegu 6 aega ees. Käädripäeval ei tohtinud külvada pesupestaga peed kammida, karu keerab ennast käpakile, siis selle putukatel ussidel tuleb elu sesse ning siga hakkab ka ennast ise toitma. Sennele viimasele ütlemisele hakkama nüüd küll vastu, sest mis siga see sõsu nõu, kes lumehange otsas mul kõhu täis saab. Medese ja Tiiumaal on küll teistmoodi õpedat. Või ju siis Lõuna-Eesti see pörssed Lättist toodud ja see on sõsun tõuk, kes palja lumepeeld omal peki peale muistab kasvata. Ja kuule nüüd edasi. Põhja-Lätis ja liivlastel olnud see veel sõsune päev, kus jälle ringi pidid liikuma käädrisandid, kes laste lugemisoskust pidid kontrollima ja sedasi, et suured käärid olid nendel kaasas, millega ähvardati laiskadel lastel ja kehvadel lugejadel kõhud lõhki leigada ja sooligad välja võtta või hoopis keele leigada ja tagumäkku küll kõmmelda. Vaata, kujutad sa nüüd omal ede? Jah. Ja nüüd ma saan aru küll, kus koha pealt need vaidlust tuleb, et kui palju siin last karista tohib ja kas õpetaja võib ikka ka pisis letaga panna, kui see handane koht käde jõuab. See on kõik enne pärast, et hariduse ministeerium on ka Tartus ja kui see pole Lõuna-Eesti mitte, mis maailma jõus see siis on. Ja ega siia ei ole taris imesta midagi, kui jälle varsti kuulutakse välja, et see sama käädripäev hakkabki 1. septembriga peale ning läheb sennamaani välja, kui riigieksamit tehetu. Aga see ei olnud see avastus, mis ma soole lubasin. Avastus on hoopis sennes, et käädripäeval on ühna mõttu nime veel. Et on käändripäev, kärdlapäev, käärdlipäev ja ussiliikumispäev. Nagu sa aru said, ehmadasin ma käikse rohkem senne peale, et see on ka kärdlapäev. Ma otsisi küll igast poolt, ei ole klaariks puhunud, mis ajast ja mis asja pärast mede pealinna nimi on nüüd senne käädripäeva kokku pantud. Ma tea seda, et kärdlapäev on 1. mai ning tänav aasta saab ta 72 aastaseks ning sennest vanusest tegi ma sõsus järelduse, et kärdla on naissoost, sest Eesti keskmise mehe eluiga üle 66 ei käi. Kas siis nüüd peab linnavolikogu uue otsust tegema kärdlapäeva 17. märtsil tähistama hakkama? Näe jäägu see suuremad asjameest otsusta. Ja üks uudis on veel. Eesti post pidi nüüd hakkama Lätti ja Leetu laienema. Aga siis on ju täitsa klaar, miks jaoks me teil siin postkontorit kenni panti.
ega siis postiljonised pole ka kera pealt arutamata. Eks naabrid peab hoidma ja aitama, lätlastel nii raskem aeg kui medel siit. Ainult seda ei kerjuda mitte kuskis pool, kui mõttu Eesti postimeest, kes siia koondadi lõunanaabride juures tööd saab. Ajo see varsti jälle kuuleb ning sennega peaks vastus saama ka kemplemisele, et kumpa rohkem tööpuudust hävidanud, kas Tallinna linn või Antsib oma oravadega. Vaata, oravad on muidugi nad loomad ju sesust, kes 2 korda aastas pojad toovad, märtsis ja juulis. Et märtsikuu veel käib, siis ehk võid valitsuselt me toota. Aga muidu teeb vähe kurvaks jälle see, et orava eluega pidi jälle ainult 5 aastat olema. Tähendab see mu jutu juures nüüd ka midad või? Jo sa ise nupudad. Aga üht asja ei tohi sa mitte ei unusta, et homme emakeele päev ja siis peab lepp ka väljas olema. Ning ma teesi vähes üleskutse ka. Kui on emakeele päev, siis olga täiega. Mis tähendab, et saab ehk rääkima saare keeles, kui su vanemad on saarlast või olid saarlast, ning ma räägi jälle hiiu keeles, sest mu esivanemad on kõik hiidlast ja ema poolda asja isegi, et nõnda kaugel uuriti, et aastanummer oli siis 1636, kui Sõrul elas sõsus nimega mees nagu Lassi Sehver, kes peab mool olema apteegid kui mitmekordne vanaisa. Vaat sedavisi. Ning kui ma veel kangest täpne taha olla, siis ei peaks ma oome mitte riigilipuga lähvidama, vaid Emmaste valla omaga. Ja, kuule, ja praegu, kui ma reegi sooli seda juttu, peaks mede uus laev Muhumaa ju Prohukülas olema. Ma usu, et jälle sõsust jutuajamist laevamihe ja reisija vahel Muhumaa peal ei kuule, kui siis, milles vanasti jälle nisun laev nagu Kosta Viiumaal sõitis. Siis oli sooni jutuajamine, reisija küsid laevamihe keest, kas Kostav sõidab Viiumaale? Äga ei sõida küll. A mihuka laev siis sõidab? Map tee. A Kostav pidi ju sõitma. Küllap sõidab ka. A sa ütles just, et ta ei sõida. Ei sõida, jah, kas saab näe, et ta seisab silla ääres paigal. A kas ta hakkab sõitma? Miks ta hakka? Poole tunni pärast Iiva pankru ja oleks võinud kohe seda muidu küsida. Jah, nõnda, et ma soovi omalt poolt Muhumaale 7 jälge vett kiilu alla, kui see juba kurjavaimu kroonlinna 0 jälle jämama ei hakka. Olga neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Keikse peelt ma soovi sulle emakeele päeva, mis täna oo. Riputas sa lippuga välja. Ei, pane see kohe lehvema. Kalendris hoius enne koha peal pilt ka peal. Aga senneva keelega üldse üks jälle keeruline lugu. Ma ole soole ju rääkinud, kui jälle jume pädegu siis 2 leeritüdrugult, et mösune inimese ihuligi o taale käikse suurim vaindlane. Pitkem punastanud senne peale kangesti ütlen tell. Päde siis seletanud, et ei ole, hoopis o keel. Võta sa nüüd, kuidas tahad. Ja ei lihtne ei ole see sennepärast, et asi ju ebaõiglane. Sest vaada, mu emakeel on hiiu keel, soolo saare keel ning Järsumäe Virve paneb jälle Kihnu keelt nõnda, et katsu ainult kinni hoida. Kihnu omad on kanged küll, nad tegid omal jälle oma keelt saabitsked valmis, televiisoris näitas. Ning see on nende keeli aabets. Aga ma ütlen sul sedasi, et mis viga oli keele meestel eesti keelt valmis tehja, kui mede keel juba olemas oli. See on samatina Tiiumaa mees Henson Kalju ütles senne peale, kui Jumal ütlenud, et saagu valgus ja valgus sai. Kalju ütles kohe, et siis pidid ju alajaamad valmis olema. Kalju oli elektrijaamas ise tööl. Mis viga oli siis sedamoodi eesti keelt valmis tehja, kui mede murragud juba olemas olid. Aga nad pole muidu tahtnud ennast nenda kehvaks tehja, et mede või tede keel kohe emakeeleks kuuluta. Nad putidest seda vähe oma mõtlemise järgi ning ütlest, et see oogid nüüd emakeel. Ma ütle jälle, et see võib ju nende emakeel olla, mu emakeel ja see on hiiu keel. Seda samati ju soo emakeel ning see on saare keel. Ning vaada, preet nad sii itsidavad, et tepsa seda tähtemette. Ja ausalt ütelda, ega siis pole medegid täitsa puhas mette, see on ka rohkem öömoodi. A teed sa, miks jõuks teda tähtä ei ole? Ei tee, Toomas heleda, see asi ühna lihtne. Vaada,
Ennem kui nad senne keele, mis nad nüüd emakeeleks viidvad, valmis said, tarvidest nad teite öödehe ning mei oleks ennest ka pealt ilma jäänud. Aga nad said oma keele, mis nüüd emakeeloo, siiski ennem valmis ja medel jäi öö tehte natust järgi ka. Ja see öötäht, mis kirjakeeles oo, see on teite öötäht. Ja kui nad poleks seda tedelt võtnud, siis olekski paljas öö alles jäänud. Vaat sedasi. Olen ma senne asja nüüd sulle rääkinud ja kui sul on tahtmist, siis sa võid senneva keeleameti vabalt kohtu kaivada. Sest nee, kes tede öödehe varastast, nee on ammu surnud ning nendel pole sennest preeta ei öödega äädmete. Kas teie olete oma saare keelt see abitse valmis saanud? Ma pole mitte juhtunud kuulma. Kui ei ole, siis hakkaga kohe tegema. Saate sügise lastel midagi pöösi pesta, kui ne kooli lähtvad. Iukeelt seda abitsat kohe kindla peale ei ole ja ma olen mõtlenud, et kui kesket seda ei tee, siis ma pean ne asja isegi tevetme. Vanamorile pole ma sennest siiski midagi veel julgunud rääkida. Ta naeraks mu välja ning keelaks mul senne lõpuks ka. Ma juba tea, mis ta ütelda võib. Et kui medelapsed hakkavad sösust sama plära juba koolipinki saima, mis maale eluaega, et siis 5 aasta pärast ei ole Eesti Euroopas mitte ainult 5 rikkam riigi hulkas, nad sii kogu aeg lubatu, vaid Hiiumaa visadaks üsna ennast liitusked välja. Aga ma küsin nüüd soo käest, miks jauks medel Euroopa Liitu tarisoo? Sest vaada. Televiisoris ja ütles ka, et medel oleks Euroopas saada 2003. aastast saadik 52 miljardit krooni. Ole ainult nobe projektist kerjudama. Aga meib rohkem jääksin tee kulutu kui 400 miljonit krooni. Ning ei unusta, mis on unik rahaseo, sest vaada, 1 miljardisesse mahub ju 1000 miljonit. Sennepärast on mul sõsun tunne, et Euroopal hakkab varsti piinlik. Taal käsi kõik saad pikalt ees, et võtke ometegid raha, aga meid paske sennega mõtmed peale hakkada. Vaata siia sedas, et kas medel pole see taris, või ju lugu ikkagi sennes, et mede pisist vallad on enda vaesed, et ei jaksa seda vaat see oma finantseeringud panna, nagu Juhani Vaimes ütleb. See on ermus keeruline sõna küll, aga ma võis olla asja palju lihtsam selgeks tehja. Vaata, see on sama, kui sa tellid omal ajalehe, et see lugeda. Aprillid peavad sul omal olemas ju olema. Ja kui prillist ei ole, jeebkid lugemata. Nende lehtne see oogid. Ja siima ole täitsa nõus mede regionaalministeriga, et vallad peab kokku panema. Muidu tuleb seda välja, et siimede ümberkaude riikides, kus on 4-5 korda rohkem rahvast, kui Eestis elab. Et nendel on 4-5 korda igatsugust valdast jälle vähem kui medel on. Ning et nad medest paramini elavad, vaata siis see tähendaguid seda, et medel tuleb nii omavalitsust nenda kokku tõmmada, kuid vehegi tannab. Siis on medel prillid ka ning võid jälle üsna mitu ajalehti juurde tellida, kui sa must õigesti aru saad. Ja nende valdade kokkupanemise koha pealt, kui sa edasi jääd, mis mood see tehja, vaata siis ma ütlen, mene küsi Männi Tarmu käest, ma olen kindel, et ta muistab sul nõu anda. Ja mis mood teisel Saaremaal üldse olete mõtlenud? Tedel ju kokku 16 omavalitsust. Mis siis saab, kui ne kõik kokku pantakse? Ei, ma ei usu, et silma löömata läheb. Medel samati mitte. Sest medel on ju sedas, et kõik keskuvad ise kanti, nõnda kui vanasti need jälle kiriku kihelkondade järgi olid. No ma nüüd täpselt ei tea, mis moone piirid kõisid, aga see on selge, et emaste mehed on eluaegas nõnda kui riikis elanud. Köplast on jälle isemoodi. Eks nende soontes jooseb ju mereröövli verd ka, kui nad siia ungrugraafi õpetust järgi valtsma ei hakka ka laevu merelt madala peale meelidest ning tühaks tegid. Siis on käinamehed. Ne on ju adratolgust. Mis tähendab seda, et kõik see aeg kõisuks õlle tegemine ning ega senne joomest ju inimene targemaks ei lähe. Ja sarvemehed on ka täiesti iseseltsi. Nende loo koergid sõsune, et ei urise ega augu, vaid ta paneb tähele. Ja üks ütlemine kõib sarvemeeste kohta veel, ma ei jäta senne preet oma teada, sest ma olodaris vahel eltermalt pravi peale ka minna. Ja kõik see keri on pesahoiu kärdel. Siia kõikidest Hiiumaa nurkadest inimest kokku tulnud
siis kui see Kalevi vabrikmäder oli, mis vanasti peaaegu et üle maailma kuulus oli ja mille venelasi teise maailmasõja aigus maha põledest. Senne pärast tahabki Kärde inimene teistest tükimaad jälle asjem olla. Ma või soole siia ühe jutu rääkida. Vaata, Kärdlemees lõinud ühe korra naisega lennukiga Tallinna. Siis oli veel see aeg, kus jakk lendas. Jakk oli ikka lennuk, mis lennuk. Mitte sõsun, mis pretsi vahet jolgub nagu Veneerist kastmikel 2 lauda külle pealt lahti ju tulnud. Ja siis pole sõsust luksust ka olnud, et sa pole tohtnud oma kotist ise lennuga peale viia ega tuua. Siis pole see näoks mingit sus käru olnud. Ja Kärdemees marssis lennugast maha, naine pidi kottide kuampsudega ise hakkam saama. Eks need on muid rasket ka ja naise liikumine on tühna vaevaline. Mees lõind siis ees, kätpüksi taskus ja teinud naisele üleöölas osus märkus, et mismoodi sa käid ja see linnamehe naine. Ja kuidas sa siis nüüd senne halduse reformiga ne asjamehed kõik kokkusi paned? Aga teisest küljest vaada, mis asja sii viiekesti valitseda oo, kui Hiiumaal pole varsti enam 9000 inimestkid. Kärdele on midagi 3500, võta see maha ning jaga 4 valla vahele, iga üheli jääb keskelt läbi 1000 inimest ja natust peale ka. Ja rahast, mikest riik preet omavalitsust veelgid lagemaks tegid, sellest ma preegigid. Ja kui nad valimist ajaks peaks reformi korda saama, siis on ju sügise mehest ja sagimest ning see teeb elu jälle huvitavaks ning majanduse languskilt läheb mõneks ajaks meelest. Olka ning. Külakarla mõtleb. Tervitust teitele. Ma eelmise laupäev rääkisin vähe eesti keelest ka, sest esmapäev oli ju emakeelepäev. Aga kui sa nüüd tähelepanelikult neid peeldiskirju vaadad, mis meid ajakirjanikud lehte pannud, siis ei oska ma mõtte öelda, mitu emakeelepäeva peaks siiale välja mõtlema ja välja kuuludama, et see teed mõne trükimusta ka mõjudeks. Sest vaada, mis Jaapanis juhtus, see on muidu termuus asi. Ja sõsust õnnedust ei tahaks ju mitte kennelegid. Aga kui sa mede lehtede pealkirja vaadad, vaada siis vahel tundmus, et käib ühna ilkumine seal. Võtam sõsuse pealkirja nagu, et Jaapan pestab rände maavärine tagajärgedega. Ma küsisin, et kui lai see ajakirjaniku ründ või tissivesti suurus on, et ta jäksab tsunamiga ründa pesta. Ründa passib ikka vähemade kasside pesta ja ma ütleks sedamoodi, et kui ajakirjanik oleks oma artikliga ründu pöstnud, siis ta poleks enda tolgust pealkirja mitte pannud. Või siis sõsun pealkiri Jaapanil otsustamiseks 2 päeva. Kas korraldada ilusutamise MM või loobuda? No kas see on siis nüüd ühna ähvardus või? Ja kui ma artiklit ei loe ja vaada, näe ainult pealkirja, siis mismoodi ma pean sõsusest pealkirjast aru saama, kus kirjas, et 50 meest päästvad Jaapanit. Kas siis peab aru saama seda või see, et nendest too juba küll ja rohkem abi ei ole enam taris? Siis üks ühna filosoofiks hakkanud ja paneb pealkirjaks liiga väike ebaturvaline maailm. Järgmisest pealkirjast tuleb välja, et kõik rikkamad eestlased on kes Jaapanis äri aevad, sest kirjas ju on. Jaapani katastroof põledab ka Eesti investorite raha. Ja kui siijuures vähem öelda, vaata siis tuleb välja, et põledab mede investorite raha ja põledab ja ei saa põledad, sest raha on enda ärbsust. Mis sa oskad öelda sõsuse pealkirja kohta? Ma loe sulle täpselt ede. Miks Jaapanis tuumajaam paugub ja mida on Eestil sellest õppida? Vaata, ma ei tea, mis Eestil on õppida, kui tuumajaam ainult paugub. Ma küsin, et mis see siis ahipöst teeb, sosistab või? Edasi on keskid roheline ka ilmselt noka lahti saanud ja paugutab kohe sedamoodi, et tuumajaam on Eestil ohtlik. Ma olen sellega nõus, ainult sel tingimusel, kui Eesti tuumajaam Jaapanis oleks. Ja sennes olen ma ka täitsa kindel, et ühe korra meie omal tuumajaamas Eestimaal nii saame, sest kaua me seda kivi äkka põledame. See lõpeb ühe korra aga seda pole kerapõld aruta. Ja vaata aina pealkiri, mis mu meelest täitsa selge ja arusaadav oli see, Jaapan nehkus maavärina tõttu 2,4 meetrit. Ja siin ma ütle Ardu Aasmäe sõnadega.
jaapanlast on läbi ajaloo hakkama saanud nii maavärinade kui ka hiidlainetega. Nii nagu meie oleme kohanenud külma talvega, mis Kongu neegritele tunduks selle surmaotsusena. Meil võib olla jälle harjumata hoida kogu aeg käepärast kompsu kõik seda vajalikuma, kuid jälle jaapanlast teadvad, et alalist värisevat maad ei saa ringi teha. Sellega tuleb kohaneda. Vot nõnda, et arva ise, mis sellest arvad. Teine asi, mis ma siin rääkida tahan, see, et ma kuulsin seda 4 pummigu televisioonist. Näe, ja ju sa teed ka, et 1. juulist hakkab medel see uus liikluse seadus peale ja selle on mitu asja, millega peab nüüd harjuma hakkama. Senne kohta, et mobiiliga ei tohi enam kõrvatagust sügada, vaata sennega ma olen täitsa nõus. Sool ei ole mitte midagi. Jälle, sool ei põle mitte midagi. Aja autod ei eere, jäta soendus sessi ja reegi nenda palju, kui kulub. Ainult, et talveaigus vaada vahel palju sul õlipõleti jäänud, kui jälle jutt väga pitkaks kepub menema. See samati nagu, et Medeküla Ilda, kui see Kärdel poodi läheb, siis on ka nenda palju laterdamist, et pood panteks kinni, müüjad tulevad ka ja tajutustab ikka edasi. Ja vaata selle kampaaniaga, mis praegu käib sii või nähmab tee osa otsas või läheb see edasi, et kus selle tagaistuja peab karjumaga peelemal panema, see on ka õige. Muu kohta see ei käi, sest ma istu ju enamalt jäänud roolis ja vöö on nii kenne. Aga kui politseipoiss jälle siia üleeile televiisoris ütles, mismoodi rasel naisel peab samati rehv kinni olema ja kenasti peel, vaat siis ma jäi uues liiklusseaduses vähe kahtlema. Vaata, politsei siis süüdistada ei saa, ta ju peab selle järgi tegemas kirja pantud. Aga selda siis seledas, et kui rase inimene pole vööd kinni pand ja ütles, et tahab saa seda peele mitte panna naisterahvas, siis pidi seadus seda mõt ette nägema, et kui on mingitsugune haiguse juhtum, et siis on lubat lahtis rihmaks sõita. Ja pane nüüd tähele. Kui inimene on käima peal, vaata siis see senna kategoorise ehk haigusjuhtumi hulka ei kuulu. Sool võib olla 100-kilune kõrvits põlle all, saab, et või omal ümber käristam kinni. Näh, aga ma ütlen, et sellest võib just ju haigust tulla. Ja kas see, kui inimene on raseks jäänud, ei ole haiguse juhtum? Mu meelest too küll. Sest kui see ei ole haiguse juhtum, siis peaks seda tähendama, et see on normaalne. Vaada, ei saa nüüd muust valesti aru saa. Sest ega terve ning noore naisterahva juures ongi normaalne asi, et ta raseks jääb. Aga kui on normaalne selles mõttes, siis teises mõttes, siis peaks ju kõik naised kogu aeg rased olema. Kui sa must õigesti aru saad. Nõnda, et see on ikka mu meelest haigusjuhtum. Ja ühe asja eest ma ajada ka, kui sul on suur auto, millel taga on ruum ka, kus sa jälle omal kolli või midagi muud koera saad kaasa võtta, siis senel koeral turvaveed peale panna ei tohi. Sest tal on üks rihm juba kaela sooja, ükskid liikluse seaduse punkt ei luba sul teistele peale panna. Alga nüüd selle Jaapan liiklusseadusega, mis soo, esmapäeva kevade ning see hakkab öösse kell 1:21. Aga kui sa arvad, et ma kohe selle numbri sai, siis on vale. Kõik see pead ma vaatasin internetist, sellest või Wikipeediast, sest ma arvasin, et see saab kõik see täpsemalt teeda. Ja oligi, et mitu aastat ette ja taha kõik pööripäeva kellaajad olemas. Ja senne järgi tuli välja, et kevad hakkab medel nüüd senne aasta 20. märtsil kell 23:21. Vaata hea oli, et mul oli teine kalender edejähi sii kodu ja sealt paistis hoopis teine number. Ja ma otsisin nüüd kõik oma kalendrid välja, mis mul nüüd kodu on 7 tükki ja vaatasin, mis nad rääkivad. Kõik kandsid ikka, et 1:21 oli see kellaaeg ja ühe ainsama päev oli 1:22 ka. Aga päev oli ikka õige, see oli esmapäev, esmapöösse. Ja esmapäev veel üks päev, mis on kalendris kirjas, see on pendipäev. Ja senne kohta jälle suurt medat ma leidnud ei ole ainult nõnda palju, et sennel päeval ei tohtinud metsast puid koju tuua ja teraristaga tööd teha. Nõnda, et too puud pühapäevta tuba ja kala puhasta ka eneme, kui sul midagi üldse puhast too. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Näed sa, pole si midagi. Kevad murdis heila juba partsti sesse, varsti jo jaanipäev keeniks, siis jälle jõulud. Vaata, ega aastaga kipub aeg nõnda moodi keest ikka nobemaks ja nobemaks menema, vahel osa sun tunne, et jääd ühna ere pealt jälgu.
sa paned veel tuumadi taimest maha, teised tegavad juba jaanituld. Sa võtad tuhlist üles, teised peitvad juba pätagatasesse päkapikkust või oli see vastapidi. Eelmise korra ma rääkisin ka sellest halduse reformist. Ui, nenda kut ma siis laupe mannipoodi läksi, pidi eeldama oli käsi, pidi kallale tulema. Ma pidi üksikam reetur olema, ning olen veel kutseva Sim, kennele 12,5 aastat vangimaja mõisteti, ja Sim pidi moo kõrvas täitsa aus mees olema. Et oli küll vähe pioon ka, vaada kui ilusti Ludinal kõik asjad kohe üles tunnistas, mis ta Putini meestele sokkudund oli. Maaga pidi vähe sennest, et Medeküla hukadus olema, maa pidi keikne 3 Balti riiki ka oma jutuga põhi vedama. Ma siis parudus, et mis sa siia õilad? Ega ühel võib praegu oma arvamine asja kohta olla, et aga pole mitte nõukogude aeg, kus Moskva ütles, partei käskes, ning sool pole muud olnud, kui nii otsust järgi mööda eeksplaksuda. Hilda kukkus seledama, et sõsust reformi ei tohi elu ilmast tehja, kus kõik vallad kokku pantakse. Et see pidi mede rahvuse kultuuripärandi. Vaada, sõuksed sõnud aga, kus kes pole õppimas käinud. Et see pidi enne kõike hävidama. Ma ütlesin talle, et senne moodiga mis preet hävib see nii, sest kui meie Euroopast raha, mis nad seldel kogu aeg pakuvad, ei tarvida, siis sa võid varsti ka päranduse tegemise peal mõtlema hakata. Võtam kas või mede teedkid. Vaata, Neosii meide kantis juba nende hulluks kätte läinud, et kui sa poodi lähed, sa pead jalgratta pealt mõtu korda vahepeal maha tulema, et ambud vähe pohkust saaks, ning kinnel viletsamad söömarauad suus ja nendest peksab kohe killud välja. Kus koha pealt mede kultuur siis hakkab ning lõpeb. Ähki õigem oleks siis seda vist küsida, et kus koha pealt see lõpeb ja siis jälle lõpeb. Ma räägime ette ainult ambust, sest selle koha peal too teed, et Hilda pidi omal varsti sõuksed panem, mis jälle pehe kinni kruvidakse ning mõtukümmend 000 maksvad ja nendele ei tee tankirusigagid ka midad mede aukudest jälle rääkimata. Ja Hilda seledas vast, et siis kui vallatee kautakse, siis kaub ju omavahel konkurents ka ja see on nõuke asi, mis elu edas viib. Ning kui taris saab ju ka preet omavahel kokku leppida, mis asja jaoks me Hiiumaal raha küsime. Ma küsis selle peal siis, et kas sõnune asi joogid konkurents ja kokkuleppine, mis jälle elu edasi viib, kui siin meidel 1,5 aastat tagasi 20 miljonit, mis Hiiumaa riigi käest sai, seda moodi ümber mängid, et käine kool sai selle omal ja emaste meestel, kes tohvri vanade kodu verin ennast välja üleval katsud pidada, jäi neil pott. Et kus siis see õigus kui käine koolis pole võib-olla seal 10-15 aasta pärast mitte ühtegi tengelist peale öövalvuri ning seegid käib 4 jala peal ja teeb vahetundes hau-hau. Aga vanade kodu on sama koht nagu vangimaja. Sa nüüd vast valest aru saa. Ma ütles seda selles mõttes, et keskid ei ole ühe ega teise minemise eest kaitstud mitte. Ja mõlemase kohta sind ju viidakse ka. Ja oota, kus ma nüüd jähi? Jah, Hilda jutu juurde, kus ma jähi. Kus ma jähi siiski oma juure, et jälle vallad odaris ikkagi kokku panna. Aga see tuleb mõistlikult tehja. Ja senne pärast juba ka, et vaada riik muljub ju ise kangesti peale. Ta oma valitsust rahast peaaegu tühjaks teinud ja kui omade eest pääsu ei ole, seda mul omal nahal tunda saanud küll. Vaada, vaindlase eest oskad sa veel ennast vähe hoida ja heal juhul saad joosu panna ka. Aga kui jälle oma sool tooli selja tagant alt tee tõmmab, siis saab oska ju sennest mitte hoida. Sennepärast mulle meeldib üks ütlemine ikka ka ja see käib sedasi, et armasta oma vaindlast, sest su omad sõbrad võivad töpredeks osuta. Ja näha preet jälle peab siiski katsum kokku hoida, et see sant aegudad moodi jälle üle elada. Aga siima vaada, et nüüd hakkab valitsuse meeste õluga kihe kõima. Ma poleks mitte uskundki, et mede siseminister nendagevasõnaga meesu. Ega siin pole ju imesta ka mida, ta saarlane. Ta tegi ju sõnad seltsisi nendakut keskmeestel, nendaga reformi omadelegid. Ja maale vaatanud, et need keskmehed saavad udijõhna kogu säiga iga ühe käest. Ükskõik, mis nad tegevad või tegemata jätvad. Ekkos handisti ning teised on kohe püksiseeris kenne.
Ma saagid aru, miks jauksi seda soo. Viljahooju, küll ega ta pidi kena inimene nähi Edgar võtab ka egas asjas laial rindelede. Nõnda kutsa televiisori kaima paned, nõnda istub Edgaril jälle uus noorik kõrvas, kennel ermus ilus näulapp, ainult et kui teised rääkivad peest, siis see loeb veel paberi pealt maha. A näe, võib-olla tal sedamoodi käsk antud, aga ma ei tea. Ja Pihl tuuludes siis keskmehe teening läks hoort reformi omadel kallale. Ta ütlemise võiks jälle maakeeli sedamot panna, et reformipoliitika ei kõlbu koera persegid. Vaada, nõnda kanged meest pole medevalitsuses eest tükis aegus olnud. Aga ma karda seda, et küll see pisin punapäega naisterahvas, mees ta nimi nüüd oligi, et see juba Bent koitus, Saaremehe õrnad kohad jälle üles lõiab, kui neid juhtub olema. Aga moo loogid sõsun eelaimdus, et sotsiaaldemokraadid o tuule tiivast alles saanud. Sest vaada mäledad sa, kui Padar rahanduse ministriks sai. Siis ju rappudest üsna paljud peed. Maagid tegi oma nokka lahti ja arvas, et tal oleks kõige õigem kodu oma vissist kokku vilista, kui ministri portfelli nõnda samat tegi otsas kõlguda. A need sa, ma pean nüüd oma sõnad tagas võtma. Ta ju mede ministrites kokku vettes käiks see paramini hakkama saanud. Ta muistis oma kõhu kõrvalt riigieelarvegi tee kärpida. Ja pole ta ju keerudanud ka mette. Ütles numbritki enam vähem kõik välja ning need vastas tööle ja seda mut läks ka. Aga nüüd läheb jälle kärpimine lahti, sest et ikka raha vähe. Aga vaata, kas selle lainu vetmine sennelt maailmapangalt, IMF-ilt või mis ta kas see ikka kõik see parem mõte, vaat seda ma oska mitte ütelda. Aju nad teedvad. Mulle siiski üks mure ka. Vaada. Targad mehed si televiisoris rääkist, et mede riigi jauks oleks preed kõik see hullem seegut valitsus lõhki läheks. Meigirum muidud valitsust kogus aeg, see kõib ju asja juure. Ja ma pole nende ka vahel mitte kraas nõus. Vaata sennegu seda, et nad üks vene naisterahvas oma mehe kohta ütles ilust, et ui joovenki küll, aga svoi. Ja. Ai muidu, egas kõik asja, mis mujalt maailmast tuleb, olga see peeligid Euroopa, ega see saa siis ka mitte täiede võtta. Sest vaada, eile umigu vaatsin ma seda televisiooni, kus nad süüa tegid. Ja retsept oli sõsun, et terjaki lõhe, misosuppi ja soba nuudlidega. Ma pole muistnud seda teistmoodi eesti keele panna kui see, et tretjaki lõhe, mesosupp ja sopa nuudlidega. Mis see tähendab, katsu ise arvada. Kena kevadet see oli Olga Ning. Külakarla mõtleb. Tervidust teitele. Vaada, ma pea soo ees nüüd vähe vabandama ka, kui sa mind eelmise laube kuulma juhtust. Sest ma oli omadega iga nõnda läbi, et ma aga saigudad moodi raadiumi tehet. Seda ma tea täpselt, mis vega oli, aga mis asjast sõsune vega inimese külge hakkab, vaada seda ei tea tohtorid ka mitte täpselt ütelda. Sest ma oli igatepidi terve mees ja üks aina on patmoloogid, ma tee suitsu. Ja vaada aastas korra või poole teisme tagant täiesti ootamata, ede hoiadamata, äkist püsti tõustas sõsun pööridus peal, vaada, et veab sa nagu tilu uisutaja peale pirueti jää peale maha. Antsu Juuli ütles senne kohta, et peate pohvat nagu vana lobusel. See käib ringi. Järskust liigutusi taga tehja ei saa, kõik see parama pitkale olla. Ja seda muidu läheb 1-2 päeva, siis hakkab jälle tagasi andma, just pole mitte mäed olnud. Aga sennes kordas pöörides ikka sedasi, et süda läks ka sees sandiks ja oleks mool mikrofon sees olnud. Sa oleks peale raadiosaadet moo öökimise ka kuulnud. Nüüd on jälle kõik kordas, häda pole midagi. Mool on sellepärast sul pisin palve ka, et kui sa muistad vähe nõu anda, et sõsust asja hoida, ma ole siis ole elu lõpun tänu võlga. Sest ma tea ju, millest see sun pradinaigus jälle kallal tuleb. Algas enne, kuidas kevad hakkas peale, Vamsega peaks siis selge ka olema, sust portfellist isamaliitlast tassima hakkavad. Anatust see jälle uue valitsuse läbireekimist asi moo jauks ebahuvitav siiski oli. Sest need samad, kes ennemgi liivakastis koos mängist, tegevad kookest seal edasi, ainult et mõni mänguasi ju vahetat, kes ennem pidi kiige opusega läppima, see sai nüüd prügi auto. Ma muidu ta ei saa aru, miks see pisin pentus peab nüüd prügi sorteerima hakkama. See ju ikka rohkem meeste töö. Aga kui Brett lehtest lugeda,
Siis on sinne prügi e-vedamise koha pealt Hiiumaal ermus lapp lahti läinud. Ma tea, kas Saaremaal ka või on see üsna üle-eestiline värk, et siia üsna ükskõik, kas sa kerjutad lepingul alla või mitte, leping hakkab kehtima niikuinii. Ja kui sa linna inimene oled, siis võta või jäta, nagu televiisoris ütlevad, ega kuu prügi autos ja õues ässe murrab, olga siis kast täis või alles hakaduse peal. Vaada, kui nüüd uus minister selle koha pealt korra majase lööb, siis pole mool selle vasta midad, sest Kangustalu on mehesti. Vaada, 5-6 aastat või natust rohkem tagast tõmmas ta ju Edgaril Tallinnas ka tooli viimsel minuudil alt tee ja keskmehed pole linnavõimu juurde pääsenudki. Aga kui see keskkonnaministri vahetuse trikk hoopis teise asja pärast, vaat siis ma poska midagi öelda, ainult et elam näeme. Ja teine minister, kes nüüd ka uut ametit peab, see ju Lang, ei oda tüdi see, talle pole ju muud tiitelt jagunud, kui ikka see juba pressivaindluse oma. Ja kui ta ju ennem raadiomees olnud, ta peab siis ju kultuuri peale aitama küll. Kui sa nüüd küsid, kas ma olen valimistega üleüldse rahul, siis ma pean vastama, et ei ole, sest hiidlast pole võimu juurde lastud. Ei, ma tea küll, et jälle Kotkassesse sai ja sotsid oli opositsioonis ja nagu ta ajalugu näidab, sõidetakse nendest ju mühinel üle. Nõnda, et vähemalt 4 aastat pole medel mitte lootustki, et midagi saada, ma mõtlen hiidlastel, sest saarlast, kes võimu juures on, nendel on oma rahvaga mured küll ja Leenemaal täpselt samamoodi asi. Ja miks jauks see sedamoodi ju, et mõne jauks planeeritakse juba enne valimisi mõne 100 eelega parlamendi koht valmis. Pühitakse toolidki vanast tolmust puhtaks. Aga teine, kes jälle 10 korda rohkem eeli saab, pärast ei saa enam mitte kliustagit. Aga ju egas erakondas omad mängud, mis mede kõrva ei ulada ja võib olla oogid paramet ei ulada. Muidu võib asi äkisti inetuks minna ja aism ka hakata. Aga ühte ma siiski ütle, kui on midagi kokku lepit, siis kes vähegide mees peab sellest kokkuleppest kinni ja kui ta seda ei ole, siis võtku seeliku miidri pael ja hoidku parem senne otspõus. Meie arudasin vanamoorikaanid asju ja sellest tuli muidu tüli ka üles, sest ega me ju muud moodi ei muista, kui sõsune jälle asi ju üle 30 aasta käinud. Me ei peame seda normaalseks mõtete vahetamiseks, mis toimub teineteisest lugupidamise õhkkondas. Ja, vaada, vanamoor pole rahul olnud sellega, et nüüd ei hakka keskid luksusautode maksu peale panema ja rikkad lähtvad veel rikkamaks. Ma hakkasin muidu vastu ja küsisin käikse pealt, et mis asi on luksusauto? Vanamoor seletas, et sii pole ju mingit suust kuntsi. Kui on ikka ermpagall või jälle massin ega päev istumisal, siis see on luksus ja tuleb kinni maksa. Ma ütles, et pea nüüd ikka hoogu, sest ainult enna järgi ei saa mitte rehenda, kas üks auto on luksus või mitte. Vanamoor küsis, et mille järgi siis, et äga ometi senne järgi mitu käiku autoloo, et kui on edaspidi 6 käik peal, siis on juba luksus. Ma jäin mõtlema, kus poolt naisterahvas inimene seesust asja teab. Aga siis tuli meelde jah, et ta oli vennapoeg ju Tallinnas autost müümise ja ta seal jälle kuulnud, kui ta nendel külas on käinud. Ma andsin vanamurile nüüd sama möödugu vastu ja ütles, et jah, kui autoloo tagurpidi käik ka, siis see on juba luksus. Aga ma pole tal vastu vaidlema lasknud hakadagi, et ma hakkasin nõnda ütelda oma argumentist kaitsma. Ma ütlesin, et seda asja peab hoopis psühholoogilisest külgest võtma. Vaada, ma kasutasin meelega sõsust peenikest sõna, siis jääb vanamoor ega kord kuulma ja kahtlen muidud ka. Ma ütlesin talle, et vaada, kui inimene on rikas ja ärme hakkam praegu seda arutama, kus ta nõnda palju raha sai, vaat siis ta ostab omal ka mihise auto ja see ei ole ta jauks enne mõtlemise järgi mitte luksus. Ta võib oma lumigu saia peale kalamarja ka lubada, mille kilu maksab 6300 eurode, peaaegu 100 000 krooni. Ja ta jauks ei ole see luksus, soo jauks oo. Vanamoor küsis, et mis siis tavaline inimene omal midagi sõsust lubada võib? Ma ütlesin, et mine Selveri ja osta purk sõsust kunts kalamarja, see maksab 1,70 eurod ja see purgi siis 113 grammi. Auto koha pealt tegi ma talle asja lõpuks siiski selgeks, et tavaline, lihtne auto võib ka luksuskaup olla ja see oleneb omanikust. Sest kui ta on mitu aastat raha korjend ja lõpuks ühe auto käde saanud
ja paneb vetmetahale taha ainult laupäev-pühapäev ja seda ka ainult pisiseks sõiduks. Vaata, siis see ju ka kutluks auto. Kas see omanik peab siis maksu hakkama maksma? Sest asi ei ole mitte rahas, vaid mõtlemises kenne. Senne jutu peale vaadas vanamoor mulle ühna pitkalt otsa ja ütles siis: mene keera kell parem tunda aega ede, et meelest ei läheks. Kuule, ma soovida soole ka. Sui aeg hakkab peale. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Naha, tervitus teitele. Kuule, siin nad rääkivad kogu see aeg tööpuudus ja see adunen, kes selle ennemalt majanduse minister oli, ütles ju otse välja, et mede asi läheb hullemaks, mitte paramaks ja ennem 4-5 aastat mingisugust tõusu ei ole. Jah, ja kui nüüd nende uudiste järgi võtta, mis aktuaalsel kaameral senne aegus all joosvad, kui tektorid teeaukudest ja autoõnnetustest rääkivad, siis senne kevade mitte midagi muud ei tõusegi kui jööd ning seda ka ainult Lõuna- ja Lääne-Eestis. Kuule, mis mood sellest siis aru saada? Ei, mina ei muista. Ma saa aru, et jõövesi või merevesi ehk siis jälle merevee tase tõuseb või langeb. Aga kas nüüd jõöd tõusvad selles mõttes, et tõusvad üles ja lähtvad Toompeale koos längiga plakatisi lipudama või tõusvad nad selles mõttes, et siiamaani on maganud ning nüüd ärkavad. Ja joo siis on sedamoodi, et sa pead ise katsuma põhjendus leida, nagu Kaigutsi mees, kennele koer eina angumise juures särindel säärde tuli. Kaigutsi mees polnud kade ka, andis angu arudega, nõnda et koer kiunudes kodu poole jälle peremehel kaibama joossis. Naabrimees tuligi ta õiendama, ja kui kuulis, et koer ise ammusta tahtis, siis ütles, no sa oleks võinud angu varrega koera eemal aeda. Senne peale ütles Kaigutsi mees, et ma oleks seda teinud, kui su koer oleks ka moole tagumise otsak kallale tulnud. Ja, aina Olga Sõnnek, kuidas on. Ma pidi sul tööpuudusest rääkima. Õigemini sellest, mismoodi see e-kautada. Vaada. Rohelist hakkas siin juba eelmise aasta mingitsust seaduse eelnõu nuputama, et nendest maksudest, mis preeto on veel vehe ning kilekoti maks on just puudus. Et nenda, kui sa poodist omal midagi ostad ja kilekoti ka, siis sa pead senne eest kohe 3-4 krooni välja käima. Ning sennega sunnitakse sind riidest kotti ostma. Aga teise külje pealt on see ju kilekoti vastane kõlvatu konkurents, nagu nad nüüd selle ajal rääkivad. Aga mul on hoopis teine ettepanek. Lõpetada poodis egatsugune kilekottide müümine ning kõik piima ja kefiiri ja peti ning koorepakid tuleb ka e-kautada. Kus pool see kile vanasti oli? Peale nailon mantli pole õieti midagi olnud, kui sa sennegid leti alt käde said. Ja kõik vehegid vedelam kraam, see oli ju pudeli sees. Ja õlu ja kangem kärakasu siiamaani pudelis ning kiskida ei tuleks enne peale, et ühe päeva lähed poodi ning liitrise kilekoti peale on kina kiri Saaremaa viin. No mis mood sa seda siis mänuga vette saad, kui sul juba natust tiivad külges on, siis on koti otsast kulist üsna raske ettevõtmine. Muisti oseb väljast poolt körisõlme krae vahevel. Ning kui sa poodi selle kassa juures oled tähele pannud, siis naagud piimapaks enne lefti või transportööri, mis asi see on seal, mis edasi kerib seda kaupa. Vaata, kui ta senne peale satub, nende on noorikul kohe küüned taga ja lükkab senne kõrval kindla maa peale, sest muidu võib lähvadust olla. Ja, mool oli ühe korra. Rullis senne jälle kefiirikoti eere vahel nõndamoodi kinni, see läks pilgu ajaga ümarguseks ning siis lõhki ka. Nõnda, et ma sai sähmaga kampsuni peale. Ja senne pärast peeksid kõik vedelad asjad pudelis olema ning kui see ei ole roheline mõtlemine, siis ma küsin, mis see on. Ning sõsune muudatus annaks isegi Trandbergil silmad ede, olga ta veel jutu järgi siia Eestimaal käiks rohelisem asi. Sa nüüd küsid, mismoodi ma kõikide kilekottide kautamisega töötuse e-kauta. See väga lihtne. Vaada. Ega see veheged suuremasse poodi pantakse tööle toidusaatjad, nagu Tallinnas on reisisaatjad. Ning see tähendab seda, et kui sa oma leivad, saiad, piimad, vorstid, juustud, mis kõik puhas, piimad on nüüd pudelis muidugi, kui sa ne oled e-maksnud, siis tulevad 2 tüki poissi või tüdrukut, kes kõrgema kooli on läbi teinud ja nüüd tööta arvuti taga jututubades nende samati pläraevad või
Need on köpsti su juures ja tassivad su toidukraami autose, sest kilekotti sul vetta ei ole, mille sisse sa asjad laud. Jah, ja enam jaudu ju inimene riidist kotti koju unustanud, sest ega senne kaasas tassimega ju nenda ruttu ei harju mitte. Ja kui sul autod ei ole, vaada, siis on senne jooks jälle mööldud. Poe poolt on see olemas. Näh, vaada, Selveris on täitsa buss kohe ja kui sa tahad ennast sennega treppilaste sõiduta, siis maksad 3 krooni kilomeeter, just kui ta olekski kilekoti eest pidanud maksma. Noh, mõtle, kui palju inimest saaks seda muud tööd. Kuramas ainult siia jälle teisepidi hädakohele tulemas. No mis sa arvad, mis see on? Ei, ega sa ei mõtle välja, ma ütle sulle ise. Vaata, see on nüüd see häda, et need, kes neid kilekottist jälle tootvad, need jäävad nüüd omakorda senne moodiga ilma tööta. Ning mis nendega peale hakata? Vaat seda ma ei teagi. Me ei peame seda Juhanikuuris jälle komisjoni koosolekul uuesti arutama hakkama ning mingisugust seaduse paranduse Trandbergil välja pakkuma. Ning kas me Juhanikagi jägu saame, vaata pole preet teeda. Jah, näe, inimene ei saa teistmood, ta peab ise oma elu keeruliseks elama. Näe, aga sennega ta harjub ise nobesti ka et ta selgest sõidedakse. Sest kui siia hakati rääkima sellest, mis ta oli nüüd inimõiguste aruandest või kus tuli välja, et meie oleme oma eluga Euroopas üsna viimast hulkas, siis oli peaministril süda täis ja ta ütles otse välja. See on loll jutt ning mingisugust kinnitustega faktist selle kohta ei ole. Näh, ja ma küsin siis jälle, et miks jauks neid inimõiguste instituudi asjamehi riigi lobi peal peetakse, kui peaminister teeb ise paramini oleme meil Euroopas 5 esimese või 5 viimase hulkas. Ja kui me teil midagi muud pole nõukogude ajast külge jäänud, siis see, et rahvas on loll ja laseb omaga tehjemest tahedakse, vaat see on kindla peale veel mehesti sees meitel. Nagu targemad rääkivad ja lehed kirjutavad, oleks prantslast sõsuses olukordades preet nad meie oleme, nad oleks ammu juba barrikaadist ehitanud. Kuule, ega sa pole unustanud, et homme on ju suur püha. See on palmipuude püha ning sellest jääb täpselt nädal aega esimese ülestõusmise pühane. Jeesus sõidab homme kuningas eesli selgas Jeruusalemma ning seelo inimeste tervidamas ning palmijookstega lähvidamas. Ja sennepärast toogid palmipuude püha. Ja kiriku toodi ka palmijooksest ja nendest tehti katsu kaunistusi. Et aga jälle põhja pool maades nähkus meigid elame, palmista ei ole, vaata siis olid palmijookste asemel pajuoksad ning sennepärast on sennel pühal ka teine nimi ja see on urbepäev, millega hakkavadki Kristuse viimsed päevad peale ja sennega algab suur nädal ehk vaikne nädal. Vaat, nüüd ma olen sind jumalsõna koha pealt kannatust harinud ja sa võid südamrahuga suve ajal üle minna, kui sa pitsi homme öösse kella 3 aegus seirt tunni jagu ette keerda. Ja teed sa? Mool on ennast üsna hea meel, et kell teisaks läheb, sest mool läheb uni praegus kella järgi üsna varakul tee ja katsu see siis nõnda vaikselt, kui sa katsud köökis kuhmi ülese panna, kohe on vanamoril kisa lahti, et mis asja sa vanamees seal köökis kella 6 aegus laamendad. Noh, hoome tõusmine juba seda moodi, et kell on 7 ja see on täiesti ristikohtlase aeg inimesel toimedama hakata. Ja kui sa nüüd küsid, et miks ma pea üldse nenda vara argid alla ajama, siis on mul senne jauks hea vastus. Mu vanaisa ütles ikka sedamoodi, et veta päeva peast, mitte päeva persest. Olga ning. Külakarla mõtleb. Aha, tervitust edele. Nähsi ühe päeva vanamor kammandas mind poodi, et kui on midad kalamoodi asja, mis ahjus aideks edehja, et poiss tuleb ka Tallinnast koju. Näe, poodis pole ma mitte oma silmi uskundki, aga ma paka sulle valedama ka mitte, et 2 tükki kala oli kõrvu, üks oli lõhe, teine aug ja kas sa usud või ei, lõhe kilu oli 54 krooni, augil 56 krooni. Vaada, nii kaugele olen meie oma kalamajandusegi jõudnud, et avipulko kallim kui punane kala. Ma mõtlesin tükk aega senne juures, et siis juhtus Juhan ka poodi tulem ja kahekest tegime sõsuse otsuse, et ma vetagid augi pähe kinni, see oli midagi üle kilu, nõnda täiesti paras. Sest vaada, lõhed on ju ega päev müügil,
augi maa nägi senne kevade esimest korda ning seda ei tea kesket, võib-olla oligi, et see viimane nägemine ka. Sa nüüd ikka mõtle, mismoodi me te meri ju tühaks veedud või ees holgidud, et isegi et aug hakkab rohkem raha välja küsimgut lähe. Nähja, et medel pole Johaniga kiire ka mitte olnud, siis võtsin mei manni käest mõne pudeli õlut ning ilm oli ka nendagina, üks lend lõugas sireli oksa peal, aes oma sulgest turri. Jo, mei Johaniga ta meile eest nenda emast asjad oma pudelitega olime, et ta kutsus meid oma pesa ehidama. Sest vaada, ma olen kuulnud, et isast lennud just siuksed hoogid, kes kangest eputada siis püüdvad, et ikka eman lendas ja ei märkaks. Ja, noh, me läksin poenuga taha ja võtsin korgi maha ja tegin suur röömsaks. Ma küsis Johani käest, et kus koha peal see Trandberg nüüd oo, kes kangest roheline oo ja igas pool, ükskõik mis jutuajamine televiisorist tuleb, igas pool on tal kohe suud lahti tegemas. A senne koha pealt, miks jauks auk poodis punasest kalast kallimu, senne koha pealt oda suug enne. Kus see roheline mõtlemine, nagu nad nimidavad, kus see oo? Või joogid see paljalt mõtlemine, mis mitte kuskil poole ei peagid viime. Johan arvas, et ega seal ühe polegi teeb, mis nenda hinnad kala ka mette, et vaada, mis mood sii televiirus vahel näidab, karu teda jõestele vastu voolu püüab, saab ühe kädese ja lapiti lõugude vahel nad märkkalts. Ma ütles senne peale, seda see Siberis ja Ameerikas ka kuskil pool seal parkis. Et oleks medel auk ka lahvelt saada. Ma laseks hea meelega põliti merdi ja jo mida tegamast taha jääb. Aga sii pole ju mitte augi aisugid. Need kohadki too ei ununenud, kus pool vanast sai lanteveskamas käia. Ja see ju selge, et ega ne kohad on tagasi ei tule ka. Ja ühe õhtu ma hakkasin Voorumi saadet vaatama, kus hariduse minister seledas, mismoodi mede kooli asjandusega edas läheb. Ja Trandberg oli ka seal ning vaidleb hoopis tõkkes Lauri Leesiga. Ning ma kuulsin väimehe käest veel seda, et mede roheliste partei pidi nende asjamiste käest raha saama, vaada, kes Hiiumaa tuuleparkist tahtsid täis ehita. Mismoodi siis sellest peab aru saama? Ma saa seda aru, et kes aga raha välja käib, senne laulu lauldakse ning igatsugust muud mõtted on peest kohe pühit ning musta hakatakse ortvalgeks rääkima. Johan arvas, et vaata senne koha peal too kõik erakonnad ühtemoodi, pole see vahet midad. Ja siis arvas Johan, et ägaselt televiisorist sa enam aru midad, mis saated ne keikoo. Keikoo ju väljamaalt üle vöödud. Nagu see, mis ta oo see... kus Eestimaa tüdrukud omal mingisugust prentse tahtvad. Ja, ma nägi ka seda, vanamur kutsus mind senne kordes vaatma. Ei, mitte tüdrukuid, hoidku jumal senne eest. Ta käskis mool vaata, kui kinasti toad tehed ja ehitad kõik asjad ja kus kõik läigib, ning klantsib ja kristallklaasidest muudkod särab ja... Ei, see oli mihin küll. Vaat, mul meeldis veel see, kus jälle tüdrukud autoga pasa sees kimast ja karjust nõnda, et ja siis võtab see Roberto ühe tüdrugu kee, tõstab senne ülese, kuuludab võitjaks ning käsib kodu tagas minna. Kus kuramas see õigus siis soo? Tüdrugul oli muidu vesiahjus, sest kes seda mod teeb siis? Ma ütles vanamoril ka, et kui ma oleks pretseelnud, ma oleks enne Roberto ise välja eledanud. Vanamor kähvas senne peale, et kes sind sõukst asja sinne laseb, mitte unistagid. Ma küsin, et mis ma sennest Robertust kähvem ole? Mitte midad. Kui siis ainult nõnda palju, et ta on vähe silem bluus ja inglise keeld räägib ta ka paramini kui ma, sest seda keeld ma ei oska. Mõne sõna ma siiski tea. Ma ei hakka neid praegu raadio kaudu välja ütlema. Ning ütle, miks jauks mede Eestimaa tüdrukud on nii lollid, et lähtvad sõuksesse saatesse, kus neid kogu aeg pilgadakse, siia senne lükadakse ning mettuks kopi, kes sennest ei maksta ka. Ja et see on köpslönger, kes kuskil poolt maailma otsast on linguga kinni püütud nad seeva Roberto O. Mis sa arvad, et see võtab ühe nendest ka? Nilput. Tal on omal kodu roosa või manna juba olemas, kes peenikest beebi oodab, millas meil lollide maalt tagasi jõvab. Kui meie olime Johaniga teise pudeli ka lahti arudanud, siis oli meil selge, et mida tuleks ette võtta. Aga mis asja, vaata see jähigid nüüd kolmandama pudeli jauks ja mõistuse piirest välja. Aga sõsuste, tolguste saadede asemel võiks raha ja hoopis tökkes kokku hoida ning inimesi senne kohta jälle juurde võtta, kus korda tuleb pedada. Vaada, siin näided ju televiisoris seda, mismood ühel ärimehel on mitu korda mitmese poodi sisse murtud ja vargil köidud.
ja vaata, ühena imestas ja näidas neid turvakaameraid ka, mismoodi jälle, kui nobesti pätid ikka pudelit kotti jõudvad panna. Vaata, need võiks vabalt joodikud olümpiamängudele saata, kui see asused peaks kunagi tehtama. Ja siis kirub see ärimees politseid, et turvamehed jõudnud kohal 4 minuti pärast, aga politsei tulnud alles kella 8 aegu. Aga ma küsin, miks jäuk see politsei pidigid varem tulema? Turvameestest saama veel aru, sest medel seisab vada Kärdel Pritsumaa juures platsi peal. Üks käik, millas sa seelt mööda lähed, kogu see aeg seisab turvameeste auto, pisist tuleb, põlevad ja ei ole keskid veel seal mingit soos muud liikumist näinud. Ei tea, kas nad tohi välja tulla või? O see ei keelad. Mul hakkas ühe korra üna kahju postest ja ma mõtlesin, et ma lähe viin endale õige mõne piruga. Aga ma jõhtus seda loll vanamuril jälle ka ütlema, näed, ta pole lasknud. Ma sai ütlemist peale kauba, et siuksed mõtted viska kohe peest teemise neist hoiad. Oota, mis ma tahtsin nagu öelda? Ma tahan seda öelda, et ju siis sõsune Guardo egas pooli Eestis. Ja vaata senne moodi koogid jälle turvameestel nägemine juba nad kassil. Aga politseile ei ole mitte. Näi, ütle mulle nüüd, mis see politsei oleks siis Tallinnas peale hakanud? Mis sa seal pime linna silmasjata ringi klodid, kui saab näemete midad? Näi, kui tööpäev hakkab sul ka kell 8, siis ta hakkab kell 8 ja pole see muliseda midagit. Aga üleeile hommik oli mul siiski teameel ka, et televiisort jälle seda jäätantsu näidas. Ma ei tea oma tuisudest seal ka, ikka plärts maha. Ning vaata, ma teesi ühe ettepaneku, et need, kennel jää peale 2 jalaga saanud seista, nendele võiks ühe paari uiskust perse peale ka moodida, muidu põrunud ennast erpsast ehe. Olka ning. Külakarla mött